kere nii pehmeks peksnud lihtsalt, et mul paistis valgus eest rattakoobastest, ma nägin esirattaid juba toast. Mul jäi foorist nagu turvaliselt 2 sentimeetrit, onju. Turvaliselt 2 Ja ma neid nagu matse tundsin, aga vaata, kuna silmad ei seletanud, onju, siis ma lihtsalt ootasin, et kuna tuleb järgmine, ma tundsin, et kiirust on veel palju, et neid tuleb veel palju, vaata. Pani selle laua peale ja ütles, et noh, tule kirjuta alla. Ta ilmselt teadis, noh, sest sinna lauani ma ei jõudnud, ma kukkusin sinna maha, sadasin kokku. Ma mõtlesin, et ma tahaks ta pressi alla saata ja hakata 3. tegema. tere jälle, nädal möödas. Just. Jätkame sealt, kus me ongi täpselt 10 aastat tagasi pooleli jäime. Praegu on 26 ja 2016 lõpulaksul jäime 10 aastat rääkisime ära ja 10 veel. 10 veel minna. Aga see 2016 lõpulaks sai läbi sul ja need emotsioonid ja edasimõtted siis? No emotsioon oli see, et vähemalt sekund on järgmine, onju. Ja kui ma ise nagu teadsin, kui halvad need käiguvahetused olid, onju, siis ma nägin seda potentsiaali, et seal võiks nagu püüda isegi järgmist sekundit veel selle vabalt hingavaga. Okay. Ja siis ma nagu üle laadima ei kippunud, aga tegin vist selle käiguvahetuse, nii nagu sa mainisid, auto alt toruga. Shifterist otse sinna kasti mingisse hooba. Aga ta oli ju ikkagi sul ju see nagu pool pneumo ja pool mehaaniline, nagu ma õigesti mäletan. Jaa, ette taha on tal nagu kogu aeg nüüd siis peale seda momenti olnud mehaaniline ja külgsuunas pneumoga. Ma mäletan, see oli sul kuidagi jumala ägedalt lahendatud, et sul oli käigukangi taga oli nupp. Ja sa ütlesid ka, et iga kord enne, kui sa starti lähed või peale burnoutit, et sa pead meeles pidama, et see nupp tagasi lükata. No jah, kui see insener just ei ole, siis teedki mingi siukse kükametsakolli lahenduse sinna. No jaa, aga iseenesest oli töötav. No, tõmbad kangi, tõmbad talle vastu, onju, noh. Ühe korra tõmbasin puruks selle nupu muidugi, onju. Aga siis ma reguleerisin ta natuke kaugemale, nii et ta katki ei saaks minna ja see oli nii ja see tuleb ka uuel autol nii. Okay. Sest et noh, mis ma hakkan sinna looma mingit kontrollerit nüüd vahele või midagi. Aga noh, aga ma siiski nagu, ma mõtlen sellele, sest et ajud on nagu edasi arenenud, mul ei ole nagu Megaskurt 1, et ma tegelikult mõtlen kiiruse anduri pealt seda nupu nagu asendada kiiruse anduriga. Aga see, et täis trossisüsteemi peal minna? See ei ole kuskilt otsast parem, Okay. Sest et nad ikkagi, seal on mingid lõtkud nendes munakutes, onju, ja siis need trossid on sellised jäigad, ega nad ei liigu väga kergelt, onju, aga selle unipoolidel hoovaga, see on nagu hästi vahetu ja ta on kõige konkreetsem, mis saab olla. Nagu hea tagasisidega ja kõige kiirem. Selle ainus miinus on see, et kui sa teed nagu mingi rämeda viili ja siis sa tuled sellega maha, nagu ma kunagi Haapsalus juhtus. Proovisin teisega viilit teha, õnnestus. Et siis teise käigu startisid või? Jah, ei, ma läksin esimesega rahulikult ja siis ma lasin hoo pealt teisega nagu otsa püsti. No. Sellest on üks video, selle võib panna siia. See oli 2 järve kõrvuti, aga mitte... Ei, mitte see. See oli täitsa peale võistlust, palusin lisasõitu. Okay, ma tahtsin lihtsalt näha, kas ta teisega ka jõuab. Ja ta jõudis, aga siis kui ta nagu sõidab kiiruseni siuke 110 kilomeetrit tunnis ja see käik otsa saab, siis auto tuleb maha. Ja kuna see käigukang on seal nagu võrdlemisi maa lähedal ja sul käivad siis nagu amordid põhja maha tulles, siis läks kohe teise asemel 3. ja ta tahtis uuesti minna. Et mina ei pidanud nagu kangi tõmbama. See oli siuke automaatne käiguvahetus. Autovahetus. Okay. Ja see oli 2018 finals äkki, kui sa seda tegid. Mingil põhjusel tahaks mäletada, aga see selleks siis 2017 hooajaks tegid käiguvahetuse ümber.
ja ja sealt oli veel mingit arendamist, tuunimist või pigem läks hooaja jooksul ma võin nagu öelda need ajad nagu mul on välja kirjutatud nagu võistluste lõikes, kuidas see nagu teekond läks, et esimene võistlus oli 12-0 ehk et seal oli juba 40 parandust lõpulaksuga, kuigi vahet nagu muutunud oli vaid käiguvahetus onju. Ja teine sõit oli juba 11-7. Et no see oli siis avalaksul sõit üldse või? Need olid EMB etapid ja see teine sõit, ma mõtlen teist üritust juba. Okay. Kolmas üritus oli Tartu 200 ja seal ma parandasin 200 parimat 20 veel. Ja siis Pärnu oli minu jaoks siis nagu 4. üritus sellel aastal. Aga ma enne Pärnut mõtlesin, et paneks Nossi ka peale. Et see tundus nii lihtne, vaata. Pudel kuskilt nagu tekkis ja mis see on siis üks voolik ja 2 juhet ja see ei ole midagi. Kas ma mäletan õigesti, sa panid selle nimetatud kuiva kiti? Ja, sest et ma olen ju ajumees. Et siis pihustid suutsid ise vastava kütuse koguse juurde anda? Äkki ma panin lisapihustid jahutamiseks, et seal oli mingi probleem juba. Aga noh, jah, aju poolt sai lisatud küte ja kaaslastud pudelist ja tüüs puuritud akutrelliga ja nagu need asjad käivad. Aga see tõi mulle paugust järgmise sekundi. 10-sse? Et see tõi mulle 10-8, jah. Et ma sain ühe sõnaga Nossiga parandus oli kohe 0,9 sekundit vabutinga vees. Et kui sa olid 6 aastat istunud 13-6, siis suurusjärk poole aasta, 3 aastaga võtsid 3 sekundit. Jah, ühe täisaastaga põhimõtteliselt ikkagi võtsin. Pole paha. Selline muudatus. Et noh, ikkagi see suur töömaht ja keemiline ülelaadimine ja no peab ju tulema, ja kui kastid ka enam katki ei lähe. Ja käigud sisse lähevad. Ja see on nii palju asju kõike. Okay. Ja siis 2017 parimaks, ega muu autoarendusega sa väga vist ei tegelenud, on ju? Et oligi see, et üritasid... Äkki selle 10-ga tuli mingi kaare nõue või? Äkki mul siis ennem ei olnud... Ma midagi selle... Kaar on 11.5 kohustuslik. Okei, siis ma olin kaare enne teinud, aga midagi ma hakkasin tegema, aga jah, ei, toruraami ei olnud. Ta oli ikkagi see sama plekist auto. Jah, selle Tartu 3. üritusega oli see inetu viili, mis lõi mul seal karbid mõlki ja läks see nagu, kele sai natuke peksa. Ja siis ma vaatasin, et hakkab igalt poolt mõrasid sisse tulema, sest et ega ma ei sõitnud ju vaid neid meistervõistluste etappe. Ma käisin ju raadil testimas, kui ma elasin sealt 7 kilomeetri kaugusel, siis ma seal ikka raadil testisin. Ma tegelikult teadsin, et ta võtab teisega ka nokka püsti. Okei. Lihtsalt raadil oli see autoturg ja autoturu oli taga oli betoon, need paneelid, mingid paneeliladu selleks ajaks. Ja siis seal taga olid juba mingid saevuruunikud, et seal pidi tee oli kogu aeg päris must. Siis tekkisid need lamamad politseinikud sinna. Ei tea küll, miks need sinna tekkisid. Ega see raadi paljuski enam seal tänavalst ei erinenudki tegelikult lõpuks, et see läks nii kitsaks ära ikkagi. Okei. Aga siis, kas sa sõitsid 2017 sõitsid mitut eriklassi või? Jaa. Ma olen nagu kogu aeg liikunud justkui selle põrnikaga täpselt nii, nagu mul indeksid tulevad, et ma ei ole kunagi püüdnud mingit hooaja kokkuvõttes mingit kohta saavutada või midagi. Kui ma näen, et ma siia ei mahu, et ma pidurdama ei hakka, siis on klassivahetus keset hooaega. Nii on lihtsalt. Et ma olen nagu sõitnud nende rekordite nimel, mitte mingi medali nimel või karika nimel. Aru saada. Ja sealt edasi, kuidas siis minema hakkas? See oli siis 17, mis me rääkisime. No 18 tundus, et see Noss on siuke hirmus asi, et ma ei tea, kuna seal nagu piir ette tuleb. Ma ei osanud seda kunagi nagu aimata, vaata. Ma ei suutnud ühtegi mootorit küll katki teha,
aga noh, ma tegin ikka mingeid loomkatseid dünos, ütleme nii. Okay. Et vaata, kui ma võistlustel lasin seal, ütleme 6 tonni pealt panin selle 2 millimeetrise tüüsiga sinna nagu peale, onju. Noh, siis ta andis mulle, ütleme 400 Newtonist tegi 600 selle lõpus. Aga kui ma nagu dünos katsetasin ja panin 3 tonni pealt seda nuppu, onju, siis 3 tonni pealt see kogus on tema jaoks ju topelt, onju. Ja ma tegin stokkpajaga 840 Newtonit rattast. Lihtsalt see hääl oli nagu nii brutaalne, ma mõtlesin, seal on nagu kõik asjad kõverad sees. Siis mulle tundus, et ma ei, noh, selle nossiga on nagu nii lihtne puruks lasta, vaata. See, et akutrell on sust nagu minuti kaugusel ja see tüüs üle lasta, et see on nagu, noh, ma arvasin, et ma ei suuda seda nossiga nagu ennast kontrollida piisavalt, et prooviks nagu turboteed minna. Ja siis 2018 oligi siuke moment, kui mul oli Holset AX55 tavaline rekka oma, 22 kojaga, 150 eurone turbo. See oli seal mootori käigukasti peal, just. Ja läksin esimesele võistlusele 2018 ja ma sõitsin 10.7 ja see oli nagu räme pettumus. Et kuidas nagu 10.7, kui noh, ma sõitsin nossiga sisuliselt nagu 10.8, onju, et see kümnendik parandust ja ma tegin nagu siukse töö, onju, et nagu, no mis toimub, onju, kuigi nagu boost'i oli nagu 1,5 baari, onju. Originaalpajaga. Jah, nii. Ja siis mõtlesin, et davai, et proovime siis tuuni nagu parandada, et äkki ikka süüdet või midagi, et äkki kuskil on see jõud kinni, vaata, onju. Ja ootasime nagu järgmist üritust. Ja üks päev enne selle hooaja teist sõitu mõtlesin, mina ei tea, teen auto soojaks ja panen treileri peale või midagi, onju. Ja hakkas starterilt laskma, see ei jõua mootorit vedada. Ja siis tuli välja, et selle 10.7 sõiduga olid ikkagi kepsud kõveraks läinud sees. Ja olid läinud või olid eelnevalt juba? No eks nad olid seadistades juba läinud. Okay. Mõtlesin, et äkki et see oli ju sama mootor, millega sa dünos ju nossiga peenist, et äkki tegelikult juba siis sai haiget või? Ei, ta turbokana, kusjuures mulle endale tundus ka, et kodus liikus jälle maru hästi ja võistlusele jõuad siis nagu üldse mitte, onju, aga noh, et kui sa kuskil allee vahel sõidad, siis ongi, tundub hästi võimas alati, et ma mõtlesin, et see petab, onju. Ja siis oli nagu nüüd on nii, et homme on võistlus, onju, ja mul ei ole nagu mootorit, onju. Ja siis tulid tiimist poisid appi. Et mul on nagu abilisi õnneks ja panime mingitest A8 ja S8 juppidest kokku mingi mootori nagu garaažis olevast, sest et noh, tööpäev oli lõppenud ja kõik poed olid kinni, et me saime ainult nende juppidega panna, mis me nagu garaažist leidsime, onju. Ja siis tundus, et see nagu kepsu painutamise piir võib olla seal 1,5 kandis, vaata, sest et kui ma seadistasin, siis 1,3-ga mulle tundus, et ta liikus nagu väga palju reipamalt, vaata, onju. Et ilmselt ta üle selle minnes nagu painutas nad ära, onju. Ja siis me saime mingi paja kokku sinna. Äkki läks isegi vanade kaanetihenditega ja no seal Audi mootoris on kogu aeg kõik vanad asjad mul on, sest et sinna ei ole ju nagu mõistliku raha eest nagu saada midagi, onju. Aga sinna tuunitükki on vist üldse pigem kehva ka saada. See on nagu custom, et sa ikkagi nagu Lauri Laine on näidanud, et sa pead ikkagi ta freesima tühjaks ja hülsima ära ja siis nagu noh, ise leidma sinna kolvid, onju. Ja mina sõitsin veel selle vana 32 klapi mootoriga, mis oli pappkaanetihenditega, onju. Et noh, seal ei ole ka midagi, noh, hooringida saaks justkui, onju. Et ei ole võtta metalli, onju. Tollele mootorile ei olnud võimalik osta saalesid, tolle võimalik osta tihendeid. Et noh, isegi kolvirõngaid ei saanud osta nagu. Okay. Ja siis oligi nii, et pidi neid garaažis nagu mõned olema, kust midagi võtta, onju. Ja siis mõõtsid neid rõngaluku vahesid, siin on 5 kümnendikku. Jätame selle kõrvale, otsime mõne tihedama, vaata. Siis nad niimoodi nagu kokku läksid. Ja no siis hakkas juhtuma. Siis oli 2018 teine võistlus. See oli 18 teine võistlus. National see oli see. Jah, ja selle võistluse lõpuks ma sõitsin järgmise sekundisse. 9. Nice. Ja siis ma sain nagu aru, mis nagu
tegelikult turbomootor nagu tähendab, noh. Mm. Et see oli selline jah. Ja see oli veel selle täis prügikasti pajaga, mis oli Jah, käepärastest. aga no ta oli lõpuni selline, Mm. et jah, ega seal peale kepsu ei olnud nagu midagi. Ja kolmandal võistlusel kümnendik, 9.8, 2032. Ja siis ta oli veel kaarega jätkuvalt, on ju? Ja, just. Siis hakkasid Keset pahandada. hooaega ma ei teinud, jah. Ja, siis hakkasid juba pahandada saama. Siis oli 200 meetri võistlus, võtsin veel 2 kümnendikku. Et ja siis viimasel võistlusel sõitsin finaalis lõhki 9.8. Et noh, siis oli juba nii, et ta oli võimeline sõitma siuke 9.7, 9.6. Oota, aga 2018 oli ju Rutja ka. Mina seal ei sõitnud. Seal ei käinudki või? Ma sõitsin 5 võistlusel, aga ma ei tea, kas mul jäi siis vahele või oli see mingil teisel aastal. Ma lihtsalt mõtlengi see, et 2018 oli Rutjal ka juba etapp ja see oli siukene paras kruusakatse. Et ma mõtlengi, et kuidas ta seal reageeris, aga ma ei tule ette ka, kas sa olid seal või mitte. Ma ei olnud seal kindlasti. Sest et see, et mina olin Super Streetis ja sa olid juba see oli vist see võistlus, kus läks Ketlinil kivi, läks rihma vahele ja. Mind seal ei olnud. Et jah, okei. Ja siis hooaja lõpuks oli 9.8. Jah. Ja olid juba vist mitu korda pahandada saanud, et kaarega ei tohiks nii kiiresti sõita. Oli küll, jah. Ega ma olin sinna Super Gassigi saanud nagu mööndustega, sest et mu auto oli justkui back-halfitud, mis tegelikult pidanuks ju kompis sõitma. Jah, sellel hetkel tänapäeva nõuete järgi tegelikult Super Gassist alates on back-half, okei. Okei, minu meelest tollel ajal ei olnud, siis ma Kaarli käest küsisin, et kas ma võin ja siis mulle nagu 1 aasta võimaldati seal sõitmist. Aga jah, 2019 oli see auto siis esimest korda toruraamil. Aga see korra ka, et see toruraamini jõudmine, et noh, tegelikult see on loogiline, aga kuidas sina selleni jõudsid, et nagu... Ma olin nende viilidega selle kere nii pehmeks peksnud lihtsalt, et mul paistis valgus eest rattakoobast, sest ma nägin esirattaid juba toast, et seal hakkasid kereplekid eralduma üksteisest. Näed, et siis said pigem kiiresti aru, et mõistlik on teha kohe toruraam. Ta oli volte täis, mul oli isegi armatuur oli volte täis, mul lõi armatuurist kellad välja, sest auk oli nagu mõõdust ära juba. Okay. Et see on, istmes on hea, mugav, on äge see viili. Okei, no 1 korra ma vist olin seal kiirabiautos ka, seljale sain viga veits. Aga noh, kerele. See oligi vist see sama kord, kui see Tarvo Järvega kõrvuti olite. See oli ka, see oli ikka täitsa, see nina oli ikka täitsa taeva poole. See sabakont on vist liiga pikk või mis häda mul taga on, aga ma alati selle löön ära ja siis lööb mul jalad alt ära, et see on nagu tavaline asi mul tegelikult. Aga noh, teised vaatavad, et kuule, see vend ei kõnni ja siis on ilmus paanika. Okay. Aga nii, see toruraami ehitus, siis selle tegite ju tiimiga kõik omal kodus garaažis? Siin ma vist ei käinud või? Ei. Jah, ju ma siis kuskil ma ta painutasin ikkagi. Ma ausalt öelda ei mäletagi, ma mäletan, et ta raudtorust oli. Vist äkki Jakobino lasi mul Viljandis kaare painutada. Eks see samamoodi mingi autoga tükikaupa vist toodi see asjad kohale. Seda ma mäletan, et sa veekindla vineeri plaadi peal hakkasid seda ehitama. See mingi siukene visuaalmälestus mul nagu oleks. Aga ei olnud nii. Aha, oli küll jah. Ta oli veetorust küll. Aga sina tõesti ei teinud seda? Ei, mina tegin pärast ümber. Ma tegin Fanegeisi tegin juurde vaata aastaid. Ja, nii oligi. Jah, siis ma tegin ta ikka ise kuskil kodus. Aga see esisild, see oli ju, kui sa toruraamil juba teed, siis sul on juba ju käed on niimetatud rohkem vabad. Siis kas siis tuli jälle Enolappi või? Jah, seda küll, aga selle esisillaga oli nagu enne veel tsirkus ka, vaata mulle ei meeldinud ju üldse see, et need roolivardad on nagu totaalselt erineva pikkusega. Üks on siuke 25 sentimeetrit. Juhipoolne ratas nagu väikse viiliga keerab siuke 10 kraadi juba ennast. Ja teine on siuke 70-80 sentimeetrit, et too oli nagu stabiilsem. Ja siis ma mõtlesin, et davai, et ma panen neile vahele nagu paralleelvarda ja panen siis selle pika hoova paremasse rattasse, mis siis
et nad koos keeraksid, jaa, et äkki siis see pumpstier on nagu kuidagi leebem või parem, onju. ja see oligi vist veidi justkui parem, aga kui sa nüüd niimoodi räägid, siis mul tuleb meelde, et sa korra said ju kõveraks selle. no selleni ma püüangi jõuda, et seal oli selline probleem, et see kesktunnel oli niisugune 15 sentimeetrit kõrge ja kui ta nagu tõmbas nokka kergelt, onju, siis ta iga kord jäi selle paralleelvarda peale, sinna tunneli peale. Mul ei olnud aimugi, et ta nii palju liigub, see sild. Ja see hakkas järjest rattaid nagu lahku vedama, onju. Ja siis noh, ilmselgelt see juhitavus läheb selliseks, et mul on vaja tervet lennuvälja, onju. Ja siis mingi moment nagu ma mõtlesin, et ma sõidan, noh, kannatan ära, ma olen sõitnud juba aastaid, et sellises. Ja saad aru, selle autol tekkis keset sõitu kuskil 200 meetri peal juhitavus. Sest et see paralleelvarras läks nagu nende stardihüpetega nii kõveraks, et see üks ratas läks risti ja ta keeras risti ja see rehv läks puruks, ta kulus läbi. Kas see isegi ei olnud mitte reede õhtuni testipäev? Jah, võis olla küll ja see oli Haapsalus. Ja. Ja ma mõtlesin, et noh, davai, et nagu midagi on imelik, sest et rool tegi mingi Tsenter läks paigast ära, 90 kraadi, tahtis teist asendit saada kuidagi, onju. Mõtlesin, aga noh, mul on 200 meetrit ainult sõita, onju. Ja siis ma hoidsin peal, sõitsin selle sõidu ära ja siis tuli põhjaplaat, noh, kuna see rehv oli puruks ja nina madal, siis ta ammustas selle põhjaplaadi kuskilt plaadi vahest nagu kinni ja tõmbas selle alt ära, nii et ma nagu, noh, betoon paistis jalge all. Ja siis ma vaatasin, kurt, nüüd on nagu küll midagi katki, kruusa ja värki hakkas tuppa lendama ja mõtlesin, et aga no mis seal ikka on, et ma keeran ringi, lähen vaatan boksis üle, mis siin juhtus, onju. Ja keeran ringi ja vaatan, et what the fuck, et auto keerab nii hästi ringi, muidu mul kulus terve lennuväli selleks, et nagu plokktifriga keerata see pööre ära, onju, tagasipööre. Ja see auto keeras nii hästi, sest et ta nagu kaldus selle ühe nurga peale. See, kus oli terve ratas. Ja lasi selle tagumise teise ratta nagu maast lahti ja siis keeras ennast nagu kahe ratta peal nagu. Ja vaatasin, et vaps see, et juhitavus läks heaks ja ümber pöörab hästi ja mulle tundus nagu jumala hea. Ma lasin boksi ära, siis teised nagu hoiavad kahe käega peaski. Mis sa teed nagu, sul on ratas risti kõhu all, rehv on puruks väljast tükke lendab, onju. Ja siis ei tundunud nii hull autos vaata. Ja siis ma hakkasin Haapsalust otsima mingeid rehve ette sinna. Suvalisi tänavarehve, mille kiirusindeksid oleks seal 200 kandis ja me ei leidnud, sest et me tahtsime kitsaid, sest meil oli kitsas velg. Me leidsime vist 190 indeksiga kõige kiirema nagu tänavarehvi, mis me sinna alla panime. Ja noh, nüüd peame sinna 19-sse ikkagi tulema. See oli 18-ndal või? Jah, aga siis oligi ju see, et kas lõpuks Sootsi käest tulid esirehvid või midagi? Need tulid uued ja hiljem, jah. Noh, sellel võistlusel ma leppisin kokku ja tal vast kaasas ei olnud, ma eeldan, aga temalt sain küll, jah. Siis ma mäletan ka, et me tulime Kiltsid siia garaaži tagasi, siis ma veel öösel keevitasin selle kuradi varda sulle uue. Jaa, õigus, sina tegid, oli küll, jah. See oli natuke kõver. Aga jah, nii, nüüd läheme tagasi 19 aastasse. Et Enolaga esisild. Jaa, tegin selle auto kodus kuidagi valmis. No mitte nüüd nii valmis, et ma sinna värvi peale ei saanud ühe sõnaga. Aga no ma jõudsin keevitada valmis, onju. Sest et ma ei tahtnud, noh, ma viimased vist 3 aastat nagu poolikuid hooaegu ei teinud enam, onju. Et sõidaks täis hooaeg. Isegi kui ma 2 klassis sõidan, vahet ei ole, täis hooaeg on täis hooaeg. Ja 19 sain esimese toruraamil auto valmis ja noh, mu üllatus oli see, et see auto kaalus täpselt sama palju, kui see auto kaalus esimeses versioonis ilma torudeta. Et mul õnnestus ikka nii palju asju sealt ära lõigata, et see toruraam on nagu siuke asi, noh, ma sellest alates nagu ainult seda pooldan, et ma isegi jätaks kässi vahele ja kui ma hakkaks autot ehitama, siis ma ehitaks kompist alates, vaata, et see, noh.
sest et noh, teine oli see ka, et sa lõikasid teda ju nii tühjaks, et sul ainult ju see väline kest jäigi alles ju. jah. aga noh, sinna midagi veel jäi, sest et see auto oli vaata hirmus laiade karpidega onju ja siis no mis seal hiljem välja tuli või noh, sellel samal aastal välja tuli, oli see, et need karbid olid keevitatud 2,5 millimeetrisest plaadist. et noh, selle tõttu see 160 kilo kaalunud raam oli täpselt samas kaalus sellega, mis ma autost välja lõikasin. et ma suutsin jah samasse kaalu jääda. see kaal oli 860 kilo. see oli siis autokaal või võistluskaal? autokaal. autokaal. ja ikkagi... see oli 33-67 kaalu jaotusega. 67 prossa kaalaotus taha. kahjuks küll. see on ikka päris karm. kuigi viimased aastad ma olin nagu ainult sellega tegelenud, et tagant asju ette viia, sest mul olid alguses isegi paagid taga, ma ei uskunud, et need viilid hakkavad nagu nii kergelt tulema ja ma mõtlesin, et mul on grippi vaja, et ma panen massi taha. aga kõik need asjad kolisid järjest ette ja tagant lõikasin kergemaks ette ja jätsin raskemaid asju nimelt. aga siis sinna sai ka siis tagasilla versioon 2 tehtud vist või? jah, see sai siis paar astet kõrgemad antiskvati protsendid. Ja hakkas vähem kükitama, natukene sai mingi stabiilsust, aga no see nullid selle kohe ära. Kui sa teed jõudu juurde, siis ega sa väntsutad teda samamoodi. Jah, aga selle sa said ju, nagu ikka, see lõpuspurt oli päris inetu, aga sa said ju esimeseks võistluseks selle kokku ju. Jah. Aga noh, esimesel üritusel oli siduri probleemid. See ei võtnud seda jõudu vastu, see oli selline kompunn, et sa ei kujuta ette, et seal oli Nissan 300 ZX-i keraamiline ketas, Audi RS2 SRE korv, korvi alla treitud mingi vöö, sest et noh, klämp oleks õige. Jaa, aga see vöö oli siuke 15 milli paks, sest et ta oli teist tüüpi hoorattalt pärit, onju. Hooratas oli VR6 omast nagu ümber puuritud, et noh, see ja siis hammasvöö oli ainsana selle 4.2 oma. Okay. Et noh, see sidur oli siuke hübriid, aga see oli mind vist 3 aastat nagu teeninud, et ilma rahata kokku pandud komplekt ja me tegelikult nagu Coca-Cola abil saime ta sõitma ikkagi, aga noh, rekordiparandusi ei tulnud nagu kohe. Ja hakkas juhtuma nagu teisel üritusel. Siis ma sain vist alla selle 3-kettalise siduri, ma pakun. Okay. Või ei olnud, äkki ma vist reisin seal ikkagi asjad sirgeks. See 3-kettaline tuli hiljem, sest siis kui tuli need purustamised, pooltelgede purustamised. Et ma vist ikkagi reisin ta sirgeks, otsisin talle sobivaima klämpi, sest et see oli need aastatega muutunud veidi vaata. Ja me jätkasime selle siduriga, jah. Ja siis oligi 2019 teisel üritusel olid sõidud järjest 9.9, 9.7, 9.5, spin, 9.3, 9.0. Okei. Ehk siis sa olid põhimõtteliselt ka kompi indeksis kohe. Jah, ma võtsin ühe üritusega 0.9 jälle maha ja ma olin jälle vales klassis. 2019 sa läksid ju kohe ju kompi, on ju? Ikka jah, sest Torul on meil auto ja siis läksid kompi ju. Ei, ma vist läksin, jah, oli küll nii. Jah, ja kompi indeks on 8.9. Ja ma sain 9.0 kätte. 9.0, 242. Siis sain varju taha. Mõistas öelda, siis tuli varjukohustus ka kohe. Aga seda sa väga ei kasutanud, jah. Seda ma mäletan. Ma olen seda kasutanud küll umbes 15 korda. Ja iga kord on ta viilib. Ta ei ole mitte ühtegi korda lahti tulnud, ma isegi ei tea, mis tunne see on, kui vari avaneb. Sest et ta on viilipaari vahele lendanud ja ta on tross valesti olnud ja õnneks valesti pakitud ei ole, aga ja siis valdavalt oli ikkagi see, et ta tuli lahti. Ta sai ka viilipaarist üle, aga ta ei tõusnud üles. Sest et selle auto aerodünaamika oli veidi erinev teistest. Siis ta keerutas selle sinna maha kuidagi ära. Ja ta rolliski seda mööda maad, et see vari peaks olema märksa kõrgemal, kui on selline ilma tagaosata ja tiibadeta auto, et need tuulekeerisid on seal töötavad teistmoodi.
jah, 15 korda ja see vari lõpetas tükkidena ja ma ei teagi, kuidas ta pidurdas. Okei. Ja 2019 siis, kuidas läks edasi? See vist oligi minu jaoks mingil põhjusel nagu kõik. Ma ei mäleta seda põhjust. Aga 2019 oli minu meelest... Äkki ma tõmbasin ta ikkagi laiali, et hakata neid värvima ja tegema, sest et ma võtsin selle auto uuesti täiesti lahti, sest et ta oli liiga nagu kiiruga kokku pillutud selleks ürituseks. Teine oli see ka, et 2019 oli tegelikult vähe võistlusi. Oli TRF-i 200 meetrit, Edra, see Rutt ja vist veel üks Edra kõik. Kuidagi see, sest et see aasta Speedesti ka ei olnud ja oli siukene. Ja siis tuligi 2020 on ju, mis oli selline nagu mitte nii tore aasta enam sellepärast, et nagu parandusi ei tulnud, et ma tegin nagu kõik justkui on ju, aga tead sellest 9-0-st nagu alla ei saanud. Ja muudatused olid nagu suured. Muudatused olid tegelikult see, et autol oli uus värv jälle. Raamil oli uus värv. Auto oli must siis sellest aastast. Kas siis sai, ei tagatiip sai hiljem? Talkbox sai alla. 4-käiguline. Vend aitas soetada. Ehk siis originaalkasti korpuse sisse otse lühitusega? Jah, Kiva pani need asjad sinna sisse. Tellisin peotäie hammasrattaid ja panin need sinna sisse. Valisime nagu ülekanded kiiremad. Et seal oli täpselt nii, et käiguvahed olid võrdsed, et esimene käik läks 70, teine 140, kolmas 210, neljas 280. Et noh. Ja siis noh, rehvid läksid kõrgemaks, väljed uued, nii ees kui taga. Ja seal ninale tuli see aero lisa, 15 senti lippi. Jah, sest ju 20 aasta hooaeg oli ka selles mõttes ju kesine, et meil oli ainult ju 3 võistlust ja 1 testipäev. Pluss hooaja lõpus siis veel. Aga ma kardan, et ma esimesed võistlused jäid vahele, sest et mul on nagu oli kirja pandud ainult Edra Finalsi kohta midagi. Okei. Sest ei jäänud. Okei, võib-olla ei jäänud, aga ju ma siis ei pidanud piisavalt põnevaks, et seda foorumisse kirjutada. Sest et ma Turboklubi foorumist need asjad otsisin tänaseks. Sest et see oli siis ja seda starti ma mäletan. Saab esimesel võistlusel me olime, kuna oli 100, Juss ja Reisser läksid ära, mõlemad saime esimeses Ellikas soolod, läksime finaali kokku ja stardis sa keerasid auto risti. Mina arvasin, et sa läksid katki pärast, ütlesid ei, et sa tagurises valesse joond, nii libe olid, sa stardis lihtsalt. Ja, mul jäi üks ratas jäi mitte triibu peale, vaid nagu hall ja betooni peale. Kõik said kindlasti öelda, et näed jälle sõits foori maha, kuigi ma ei ole kunagi selle foori otsa sõitnud, aga ma olen seda kuulnud, seda süüdistust korda 5. Üks hea video on sellest, kuidas mul jäi foorist nagu turvaliselt 2 sentimeetrit on ju. Ja Laas paneb nagu käed pea peale ja tõmbab kükki ja jääbki sinna. Ta oli juba valmis uusi pirne hakkama otsima kuskilt. Et jah. Jah, siis 2020 järgmine oli Speedest. Seal on niikuinii piisavalt libe, et seal nagu parandust võrreldes Kiltsiga on keeruline teha. Kusjuures selle Speedestiga mul olid suured ootused, ma mäletan, sest et Lauri Kurik sõitis valdavalt madalat 9 ja ma teadsin, ma olen seda Haapsalus sõitnud vaata. Aga midagi seal bussi läks ja kõrgesse 8 seda vist tema ennast sõitis. Noh, minul läks bussi selles mõttes, et ma ei suutnud ilmselgelt seda 9 seal korrata, madalat 9. Mäleta, mis seal juhtus? Sul Wastegate'id andsid järgi? No, räägid äkki ise edasi, siis minul ei ole neid detaile üldse meeles. Mul on lihtsalt selle asjanduse pärast see 2020 kuidagi ei ole hästi meeles. Me sõitsime päris palju koos vist.
ja no oligi 3 võistlusel ja kõik poodiumid olime koos. ja Sest et see ongi see esimene võistlus. siin on sinul kuld ja selle hooaja viimane võistlus oli nii, et sinul oli hõbe, Jah, minul oli kuld, jah, aga sina said hooaja kokkuvõttes kulla. jah. Sellega tuli tiitel ära. jah, Ja oligi see, et sinul ainukene hea võistlus oligi ju see finals. no jah, ma tean, et mis mul kirjas oli see, et finalsil ei olnud mul hea võistlus. Jah, oli hea võistlus selles mõttes, see on nagu kõige meeldejäävam asi üldse track'ist ja kui nagu midagi meenutada, siis on nagu see minu jaoks kõige suurem asi üldse. Sellepärast, et reedel oli nagu väike testimine, 1-2 ringi. Ja reedel meil oli Westgate'iga mingi ongelma. Ja reedel juhtus see, et see auto nägi 3 paari, kui me sõitsime 1,5-ga muidu. Tegelikult võis rohkem näha, aga mu mappandur ei näidata rohkem. Ja see tundus nagu nii ajuvaba. Mulle tundus, et ta läheb nagu 3-ndaga püsti veel, vaata. Aga noh, tulin maha, parkisin auto boksi ja ütlesin, et homme tuleb. Et siit tuleb, et noh, me ei sõida enam selle K-Boostiga, vaata. Et nüüd teemegi nii, et ongi 3, vaata. Ja kuna see oli finals ka, siis on nagu eriti hea nagu lõhki vajutada, sest et noh, vahet ei ole, mis sa püüad siin. Aga tegelikult, mis juhtus, on see, et laupäeva hommikul panime auto käima, läksime esimesse sõitu ja vist, ma ei tea, kas ma jõudsin esimese või teise käiguni, aga Kolb läks molekulideks, sest et ta oli sellest 3 paarist ikkagi viga saanud. Ja see läks nii molekulideks, et meil ei olnud plokki, meil ei olnud vänta, meil ei olnud kepsu, meil ei olnud plokikaant, meil ei olnud nagu mitte midagi. Seal ju mingid tükid olid nii pudruks, et mul oli õlletopsises see kolb ja see oli umbes 5000 tükiks võib-olla. oli pudrus on otseses mõttes. Ja noh, oli kõik, me lihtsalt lootsime, et äkki turbogi on elus, et seda metalli sealt nagu jooksis nii palju läbi. Aga noh, mis see Lammari turbo, see 150 eurone turbo, et täna ei või vist Lammari juppidega sõita, ma sain aru. Aga siis võis. Ja siis mõtlesime, et kui on Lammar, siis on Lammar. Helistage nüüd ruttu mingi Haapsalu-Pärnu lammutused läbi, et otsige üks A8 mootor meile ruttu. Ja siis keegi kutt oli nõus ära tooma isegi 150 eurost meile lennukale selle mootori. Ja tõi selle kohale, maksime raha. Ta vaatas, et mis te nüüd teete, selle panete siin peale, et see on mul kuskil 10 aastat kuuri all olnud. Ja mis selgus on see, et ega kuuri alla pannes oli ennem õues seisnud ikkagi, et oli vett täis lastud. Et üks silinder oli ikka täiesti roostes. Et noh, seal on küll mingi, ma senimaani ei tea, alusiil või nikassiil, aga rõngad olid nagu roostes ja kinni kolbi peal ja noh, karterist tuli ka nii niukest möga välja, et see noh, me vaatasime, et siit ei tule nagu enam midagi. Aga okei, me lappasime ta sinna vahele, panime peale. Selleks kulus nagu 2/3 laupäevast, sest et me panime siin teised kaaned ikkagi peale ja panime selle komplekti kokku. Ta käis seal vahel tegelikult 3 korda, sest et eest oli puudu üks polt. Ja selle poldi taga oli õlikanal kuidagi. Ja ma nagu alles siis sain seda teada. Ja me kunagi ei näinud, kui ta peal on, et kust see õli tuleb, vaata. Vaata, see on mingi suvaline poldi auk keerel, see siit ei saa ikka õli tulla. Ja siis vahetasime mingid tiendeid ja mässasime hermetsiga ja panime uuesti peale, ikka tuleb õli, vaata. Ja siis me saime ikkagi selle ühe sõidu vist saime laupäeval tehtud, et me saaks sõita pühapäeval finaale. Et me nagu retsilt pingutasime ja vihma sadas niimoodi külje pealt, sest et tuul oli nii meeletu. Ja kogu tiim oli selline, et me oleme homme kõik haiged, vaata. Sest et noh, tõsiselt, sa oled läbi märg ja siis on siuke meretuul seal, ja sa oled mingi 5 tundi seal seda kannatanud.
see oli päris äkki rets. see oligi põhjus, miks laupäeval neid sõite nagu äkki ei olnudki rohkem siis või? See oli jah kaunis kehva, mõlemad päevad olid kaunis kehva ilmaga, Mhm. et seal väga palju tuligi vett, sest mina mäletan seda, et laupäeval mina käisin 2 korda stardis ainult. Aga Tarmo Into tegi meid terveks. Ta võttis 4 klaasi, valas sinna pudelitäie viina ja jagas ära, pani sinna 2 sidrunit, pigistas tühjaks ja pani sinna supilusikaga ka mett sisse. Ja Okei. siis me tõmbasime need sisse nagu peale seda tööd, peale seda külmetamist. Ja meil oli nagu väga hea pühapäeval olla. Ja meil auto ka töötas ja ainus häda oli see, et meil oli ennem sihuke 2 baari kandis tuun ja me olime selgeks saanud, et need originaalkepsud 1,5-ga lähevad katki, et sihuke 1,3, 1,4 oleks nagu ok, et 1,4 absoluutne lagi on ju. Sest et ma olin tegelikult painutanud ära 2 mootori kepsud 1,5-ga ja nad kestsid 1,4-ga. Ja siis oli probleem selles, et mul see tuun oli ju kõik nagu niimoodi open loop'is ja noh, ja ühesõnaga mul ei olnud nagu väga kindlust, et ta seal 1,5 peal nagu paigaski üldse oleks, sest et noh, kogu aeg olid mingid muudatused ja siis sa ikka sätid seda rida, kus sa sõitsid, vaata, kui sa 2 peal sõitsid, siis sa 2 juures sättisid, on ju, ja see 1,5 rida võis seal nagu aasta vana olla juba, sa ei teagi, mis ta seal teeb, on ju. Noh, ei olnud mu võistlusautol nagu kunagi siukest head tuuni. Ta oleks küll normaalselt käima ja tegi head häält ja käis puhtalt, aga noh, siukest viimistletud tuuni tal ei olnud, on ju. Kingsepp on ikka püksata. No, tead, seal oli siuke asi, et alati, kui ma kodus midagi tegema hakkasin enne võistlust, et proovime ja sätime, siis ma tegin ta katki, on ju. Et seda juhtus nagu korduvalt, et hakkame võistlustele minema. Ma lähen korra raadil proovin. Rihm üle. Klapid peas. Nii, meil on kiiresti vaja uusi sirgeid klappe, uusi blogigaasi, uusi kaanetihendeid, jälle tööpäev läbi, kus saab tihendid. Et noh, see ma ei tahtnud teda nagu liialt testida. Arusaadav. Et see oli meil 2019. No mäletad ka, mis see Finalsil parimaks ajaks jäi? 20. Ahah, ja selle mootoriga oli siis see, et mõtlesime, et ma lähen teen raja taga vaikselt tuuni, kes ikka kuuleb, on ju, et ma ootan, kuni keegi seal lärmab, on ju, siis ma vaikselt tõmban ühe käigu. Ja, aga nii kui ma auto käima sain, siis summutist hakkas seda õli lendama, sest et no see üks silinder ei olnud nagu, seal ei olnud mingit kompressiooni, vaata. Ja võtad küüna välja, no see on täis õli, sa kallad küüna sees, tuleb õli välja. Ja noh, mis sa arvad, mis see lambdaga teeb kohe? Neid läheb kuskile. Ei no ta läks katki lihtsalt kohe momentaalselt, 20 sinna ta jäi. Ma ei saanudki seal taga seda tõmmet teha, sest et ma ei teadnud sellest segust mitte midagi. Ja ma ei hakanud nagu riskima. Ja siis ma mõtlesin, et ma võtan puusalt nagu seda boost'i duty't maha, et äkki nagu satume sinna 1,5 kanti, vaata. Et ma panen sinna igaks juhuks mingi 5% kütsi ka, on ju, ja paremal kui rikkam, on ju. Ja et noh, lähme siis proovime, on ju. Ja ma sõitsin, ühesõnaga, ma läksin burnout'i tegema. Summutist on räme suits. Sellest on hea video, mille võiks panna. Ja keset burnout'i see suits lõppes, sest et ei saanud õli otsa, sest et rõngad tulid lahti ikkagi ja see silinder hakkas tööle ja ta pumpas selle õli välja ja ta hakkas tööle. Ja see suits katkes, kuigi mul seal inimesed juba näitasid, kuule lõpeta ära, et sul on auto katki. No, liiter õli lendas selle burnoutiga sealt tagant, vaata. Ja siis ma läksin starti ja kõik vaatasid, ei noh, siin ei ole nagu midagi tulemas, et vaata, mis sinna maha jäi tast, vaata, on ju. Inimesed pühkisid riiete pealt õli, vaata. Ja siis oli nii, et see sõit oli täpselt selline, et segu oli ideaalne hääle järgi. Puust oli 1,45, ideaalne. Ja ma sõitsin stokkmootoriga 9.3. Täitsa stokkmootoriga. Pole paha. Ja mul jäi nagu kripeldama see, et ma ei saanud 8 sõita stokkiga ja siuksed asjad nagu jäid selle V8-ga veits kripeldama, sest ma tean, et see on tegelikult võimalik, seal oli
60 jalga oli juba selline, mida on võimalik parandada nii palju, et tegelikult oli võimalik stock Audi V8-ga, oleks olnud võimalik sõita 8, ma sõitsin 9.3. Ja selle nagu päris Lammari vana mootoriga, vaata. Aga sellega ei saanud ju veel 2020 aasta läbi ju. Jaa, ei saanud jah. Tegelikult sai, aga ma pikendasin seda. Jah, selles mõttes võistluste mõttes sai läbi, aga sa... Tead, sellega oli siuke asi, et me panime sinna vist sisse siis ikkagi teisest mootorist 7 kepsu ja tellisime juurde kepse ja panime sinna Lammari mootori plokki vist ikkagi enda selle hooaja järgmise mootori, nagu hooaja lõpetamise mootori ka. Ja ma mõtlesin, et nüüd on mul nagu see moment, et kui ta läheb puruks, et hooaeg on läbi, siis ta on puruks, et mul ei ole nagu vahet, et ma lähen dünosse, et ma vaatan, palju selle 2 paariga seal nagu jõudu oli. Ja mul oli 2 paariga 470 kilovatti. Nagu võrdlemisi vähe. Ja siis ma mõtlesin, et aga teeme nüüd katki, et vaatame, et paneme siin boost'i juurde, paneme siin süüdet juurde, vaatame, kust maalt nagu midagi välja viskab. Ja boost sai otsa selles mõttes, et turbost ei tulnud rohkem. Et me läksime Westgate Duty'ga nagu 100%-ni ja me said seal pihustid otsa, aga segu püsis paigas ja ta tegi 600 kilovatti 999 Newtonit rattast. Ja siis oli see tunne, et come on, ma sain just 130 kilovatti juurde, vaata. Ja ma olen sõitnud 9.0 sellega. Et nüüd on vaja see 8 ära teha, aga hooaeg on läbi. Ja siis ma kirjutasin vist Kaarlile, et kuule, et nüüd on küll üks testipäev vaja teha. Siis Kaarl ütles, et miks mitte, et tee ära. Aitasin mind igati. Vedasin oma ajavõtud ja tellisin vetsud ja aiad ja tegime selle testipäeva ära. Ja testipäev oli siis selline, et ma midagi muud rohkem ei teinud. Nii nagu sealt dünost tuli 600 kilovatti, kui ma panin ta treila peale ja vedasin Haapsallu. Ja ma olin siis sõitnud 9.0 nagu parimaks seni. Ja treilalt maha esimene tõmme 8.8. Täpselt see, mille järgi ma läksin, sest et ma olin muutnud enda võistlusnumbri 8.8. Sest et ma läksin 8.8 sõitma ja kuna see auto kaalus peale mõningaid modifikatsioone 880 kilo, siis ma tahtsin seda 8.8. Kõik oli 8 tolle. Ja off the trailer 8.8. Et nüüd ma olen võll, et ma panen hooga treila peale tagasi, et mul töö tehtud, ma lähen koju tšaubok ka, vaata. Ma olen nagu nii rahul sellega. Siis teised ütlesid, ära nüüd pulli, et tee veel üks tõmme, pane veel boost'i, sest sul oli 1,6 ainult. Ja keerasin 1,85 peale. Sõitsin jälle 8.8. Aga kiirust tuli vist selle eest? Jah, veidi tuli kiirust, aga stardid läksid kehvemaks kõik. Ja siis teised ütlesid, davai, et 3 on kohtuseadus, et proovi nagu veel. Sõitsin 3. kord 8.8.
ja siis ma ajasin ta rilla peale ära, ma rohkem ei viitsinud. Siis ma nägin, et see 8-8 on nagu ees, et Jaa, aga 3 korda järjest seda numbrit sõita on jaa, aga ma sõitsin seda 1,6-ga, 1,85 ja 2,1 paariga. Aga lihtsalt selle rõhu tõstmisega see turbo oli otsas ja sisselaske temperatuur ka nagu tõusis nagu ja noh, ilmselt mul mingid retardid ja asjad olid seal ikkagi ka peal, mis siis pärssisid jälle sama palju jõudu, kui ma üritasin tõsta. Noh, eks see sihuke oma rumalus tuunimise nagu probleem. Aga kui midagi ma mäletan, et lõppkiiruses vajutasid mingi 260. päris suure seal. Jaa, sest et ma sõitsin 8-8 250-ga ja 8-8 260-ga. See 8-8 oli mul täpselt nagu see 13-6 seal ees. Et see, ma tundsin, et ei tule siit rohkem. Ja siis olid piisavalt palju arukamad, et siis ei punninud rohkem ja hakkasid. Siis saigi hooaeg oligi aastad selles mõttes täitsa läbi. Oli täitsa läbi, sügis oli käes. Ja siis sa juba hakkasid juba järgmisest aastaks plaane mõtlema. Jaa, siis sa tõidki auto siia. Siis ma tegin funny gate'i sinna ümber. Jah, sest ma mõtlesin, et ma olen mingi outlaw mees järsku. Ja mis veel, aga tegelikult see... Ma pikendasin teljevahet. Ja. 112 tolli oli siis see uus teljevahe. Ennem oli? 107,5 vist. Aga seal oli muudatusi veel. Aga... Nos läks peale. Nos läks peale. Uus turbo läks, sest see vana oli ikkagi otsas. Ja see läks siis... Ettepoole tõid turbo ju. Just, et nagu massi tagant vähemaks ja ette juurde. Niimoodi kunde kohale põhimõtteliselt. Ja siis oli see, et mul oli kogu aeg nagu aastaid oli probleemiks taga ühe ratta tire shake. Ja siis ma mõtlesin kogu aeg, et selle probleemi põhjus on see, et see nagu sõltumatu vedrustusega. Ta keerab kere vaata viltu peal, eriti ilma stabikata. Ja üks ratas läheb nagu siseküljele, teine läheb välisküljele. Aga noh, ju sealt see probleem tuleb, sest ainult üks ratas nagu shake'is kogu aeg. Ja see ei olnud selline shake, millest ma saaks nagu jõuga üle minna või nagu rattakiirusega üle minna. Ja kui ma läksin rattaga üle, siis ta läks shake'ist wheel spinni niimoodi, et nagu noh, need olid eristamatud nagu. Okay. Ja siis ma mõtlesin, et äkki on süüdi amordid, vaata. Sest et need amordid on need, millega ma tegin ju selle ühest lamavast politseinikust teise hüppe. Ma võtsin nad ju peale seda lahti ja panin sinna õli juurde. Mingid, mis mul oli. Ja need amordid on ju tegelikult oli Georg Noore valianti alt. Nii et oli enne mind ka hüppeid saanud. Ja need veel pluss veel vanad. Ja siis ma mõtlesin, et mul on taha uusi vaja, sest mul on vaja sellest shake'ist lahti saada, sest mu 60 jalga nagu läheb ainult kehvemaks, vaata. Ja ma panin nad tagant ette, et mis seal ees sellest amordist, vaata, kui nad niikuinii ei puutu maad enne kolmandat käiku, on ju. Ja tellisime taha uued amordid. Nelja jällegi ei raatsinud, on ju. Ei olnud võimalust. Ja siis ma tulingi 21 selle pikendatud teljevahe ja kõik need muudatused. Tulin rajale ja tegin esimese sõidu. Ta oli täiesti juhitamatu ja ma lasin maha. Läksime boksi. Meil oli taga mingine nagu lahku jooks kuidagi. Panime selle paika. Lähme proovime uuesti. Ja juhtus see, et noh, käiguvahetuselt ta käis nagu kogu aeg niimoodi korraks maas, vaata, ma pidin valmis olema rooliga, et ta on nii palju viltu, et ma keeran siis nii palju vastu, sest kui ta maha tuleb, siis ta natuke tõmbab tagasi, vaata, on ju. Aga mis juhtus on see, et teise käiguga, kui nagu nina maha tuli, siis üks ratas oli üleval koopas. Tagaratas siis? Ees. Esiratas. Sest et need probleemsed amordid me panime tagant ette. Ja ta oli nagu valdavalt 3 ratta peal. Et see on nagu fotodel näha, et nende rataste kõrguse vahe on 10 sentimeetrit, kui nina on maast lahti. Sest üks oli kuskil üleval kinni, vaata. Ja mis siis juhtub on see, mis juhtus, kui mul rehv tühi oli. Et auto hakkab nagu marvasti keerama, sest et ta laseb ühe tagumise nagu maast lahti, vaata, kui ta saab kalduda eest ühe nurga maha. Ja noh, kuna ta eest nagu parema nurga lasi nagu maha, sest et see parem ratas oli kõrgemal kui teine,
siis see vasak tagumine läks tühjaks, talt läks nagu noh, mass pealt ära ja kui tema ei gripi, siis ta läheb ringi siis teine gripib ja ja ta keeras nagu vasakule mind sinna põllu peale ja siis ma panin selle matsu, jah. ega sa ju üle katuse läksid juba ju Ja betoonosel ma läksin üle katuse nii, et ma nägin kaableid. Noh, ma olin tagurpidi nagu see kitarr seal laes. Vaatasin aknast välja, vaatan juhtmed maas ja mõtlen, oh jess, juhtmed jäävad vähemalt terveks, vaata, et võistlust ei panda seisma, vaata minu pärast jälle, sest ma olin ühed juhtmed ära lõhkunud juba. Ja see käis nagu väga aeglaselt. See käis nii aeglaselt, et mul oli nagu nii palju aega mõelda, mis toimub, vaata. Noh, ma mõtlesin kohe näiteks, et no esimene mõte oli need juhtmed, on ju. Siis ta tegi seal mingi pool ringi või midagi veel, on ju. Ja siis mu järgmine mõte oli see, et mul on vöödega halvasti. Et mul ei ole üks vöö nagu õlavöö pingutatud hästi. Et ma pean ennast nagu suruma istmesse jalgadega ja kätega. No. Siis ma otsisin jalgadega üles ühe raamitoru. Ma enam nagu pildist aru ei saanud, sest et noh, see käis nii kiiresti nagu eesringi, et silmad ei näinud enam, aga mõelda jõudsid nagu meeletult palju. Ja siis ma mõtlesin, et ma pean leidma selle toru, ma leidsin selle põhjas selle toru ja ma surusin ennast istmesse, ma surusin selle rooli nagu, noh, ma ei tea, kuhuni ma surusin, aga peale pauku ta oli nagu katki, on ju. Selle rooli nii-öelda sambaga ma lükkasin isegi selle alumiiniumist rooli lati puruks. Sest et nagu ma surusin ennast nagu sinna istmesse, nii et mul oli, kui see asi nagu seisma jäi üks moment, on ju, siis oli mul silmad nagu kustutusvett täis, ma ei näinud ikka mitte midagi ja sellest spinnist ka võib-olla nagu ei näe mitte midagi, on ju. Aga ma leidsin üles selle akna, selle lingi, millest tõmmata võrk lahti. Ja ma ei jõudnud, mul ei olnud mitte mingit jõudu enam kätes, sest et ma olin surunud ennast 30 sekundit sinna istmesse nagu siukse loomajõuga, et ma olin nagu noh, täielikult ennast ära kurnanud. Ma ei jõudnud lihtsalt seda linkigi tõmmata enam. Ja kas seal veel ülekäimisega on see ka, et betooni peal sa käisid ühtepidi ja nii kui sa sinna muru peale said, siis ta kuidagi... Ta tegelikult võttis mu hästi kinni sellest august. See rajaservas on, viimasel plaadil on augud. Need on mingid drenaažisüsteemid. Ja seal oli rehv, pool rehvi august väljas. Et ta võttis sealt nagu väga hästi spinnile. Ja siis ta hakkas vist teistpidi üldse või kuidagi... Ja, igatahes ta seal põllu peal võttis maasse kinni ja läks üle nina, jah. Ma neid nagu matse tundsin, aga vaata, kuna silmad ei seletanud, on ju, siis ma lihtsalt ootasin, et kuna tuleb järgmine, ma tundsin, et kiirustan veel palju, et neid tuleb veel palju, vaata. Aga ma ei teadnud, kust ta tuleb. Et nagu, noh, kuidagi nagu vastu hoida ei osanud, on ju. Lihtsalt siis surusidki istmesse, muud nagu teha ei osanud. Ootasid, et see ära lõppeks, noh. See mulle tundus siuke 2 minutit, noh. Sest ma jõudsin nagu nii palju asju mõelda. Ma mõtlesin seal spinnide keskel isegi seda, et minuga on kindlasti pärast okk, sest et kõige esimesed matsud peaks olema vaata alguses. Et noh, nüüd on juba kiirust ju nii vähe, ma olen nii kaua rullinud, vaata, et enam ei saa midagi tulla ja ma olen terve. Ma tundsin, et ma olen terve, et minuga on okk, on ju. Aga siis ta võttiski hoopis üle nina hüpped nagu endale ette, on ju, ja siis tegelikult kõige kõvemad matsud tulid veel alles. Aga siis, kui ta üle nina ennast võttis, siis ta vist ju automaatselt, kuna sul kustuti oli ees otsas, siis ta vist sellele ise automaatselt lahti veel ja mingid... Mul olid jah, mingid tõmbamise lingid olid kuskil klaasiservas ja sealt plekid sellel autol käisid ju kõik noh, lahti selle raami küljest ja lendasid, nitropudelid lendasid ära, esiratas lendas ära, ühte amorti ei leitudki üles ja nii edasi. Et need asjad lendasid kõik ja need plekid tõmbasid selle trossist ikkagi selle kustutuse ise lahti, et noh, ma ei oleks ilmselt jõudnud seda linki tõmmatagi, sest mul päriselt oli käed, olid täiesti süldid, vaata, ma poole liitrist pudelit ma kindlasti ei oleks jõudnud tõsta. Ja siis tuli see, kahjuks ei tea selle mehe nime, kes tuli esimesena ATV-ga. Raivo.
aga siis ta tuli nagu noh, mind välja aitama, onju. siis tuli välja ikkagi, et asi ei olnudki ainult minu jõus, et see aknavõrk oli kinni kiilunud, et see metalltoru oli paindunud nii palju ära sinna lukku sisse, et ta ei tulnudki lahti. Temaga ei saanud lahti. aga ma selle ajaga suutsin ennast ikkagi sealt käpuli keerata seal autos, mis oli katuse peal, sest et mind hullult häiris see põleva heina hais, sest et sinna taha turbo peale oli lennanud seda heina nagu kuskilt sealt põllu pealt ja ma tundsin konkreetselt siukest kulu põletamise haisu, et kohe tõmbab leegi üles, vaata. ja ega ma ei teadnud, mis mul silmas on, ma mõtlesin, et äkki see on küte või midagi, vaata. ja siis ta tahtis mind kangesti välja aidata, siis ma ütlesin, Otar, tee, ma tahan ise tulla. nagu mitte, et ma olen nagu mingi kõva mees, vaid ma kartsin, kui ta kuskilt tõmbab, siis mul on valus, vaata. siis ma roomasin sealt autost nagu ise välja. ja siis ma sain aru, et kuule, mul ei olegi nagu midagi viga, vaata. noh, lihtsalt nagu põrutada saanud, kätes on jõud kadunud, onju, aga mul ei olegi nagu midagi viga, onju. ja siis viidi mind sinna või noh, kutsuti see kiirabi. ja siis oli see nagu meeletult pikk aeg, kui nagu kohtunikud on su ümber ja sa ütled lihtsalt neile nagu 5 korda, et kuule, nagu hõigake nüüd kuskil, et minuga on korras, et ma ei taha, et nad seal muretsevad boksis ja kodus või kus iganes, onju. sest et noh, sugulased tuttavad vaatavad võib-olla laivi, vaata, onju, või mis iganes, öelge nagu kuskil, et timm on, onju. ma ju rääkisin juttu nendega, kõik oli korras, onju. ja see aeg tundus nii pikk, sest et mul oli seljas 5-kihiline tulekindel kombe. mul ei lubatud mitte midagi teha, ma ütlesin, ma tahan nagu lukud lahti teha, mul ei lubatud midagi teha, ära liiguta ennast, ära liiguta, onju. tuli kiirabi. ja ma ei mäleta nüüd, kust see tuli, kas see tuli meie meedikutelt sealt, aga mul hakati nagu seda kaelasidet paigaldama justkui, onju. et äkki on mingi kaelalüli katki, onju. ja nad suruvad ja suruvad, ma ütlen, ma ei saa hingata, mul kõrisõlm on lukus sellega, võta ära see, vaata. sain selle kuidagi ümber ja ma lihtsalt mõtlesin, et ma suren ära, sest et ma ei saa hingata sellega, vaata. ja siis tuli kiirabi ja ütles, et miks te teil selle põlvesideme kaela ümber olete pannud? et nad võtsid selle ära, siis ma sain hingata vähemalt. tõmmati mind vaakumisse, pandi autosse, viidi Haapsalu haiglasse. ja Haapsalu haiglas ma siis kõvasti streikisin, et mul on jumala korras, et nagu laske mind siit minema, ma tahan nagu minna näidata, et mul on ok, noh. ja õde tüdines ära sellest peagi, vaata. ma olin vist 3-4 korda soovi avaldanud, et te peate mu välja laskma siit, onju. kutsus peaarsti sinna, et see räägib siukest hullu juttu, vaata. ise on veel vaakumis seal, vaata. ja siis peaarst lasi selle vaakumi lahti, ma sain seal kanderaami liikuda, vaatasin, käed liiguvad, jalad liiguvad, et kõik on korras, et laske mind nüüd koju, vaata. mul ei olnud mingit valu, sest et tuli mingi adrenaliinist tuleb siukene valuvaigistav toime kohe, onju. ja mul tundus, et kõik on jumala hästi. ja siis ma selle peaarstiga rääkisin, et sa ei saa mind ju siin kinni hoida, et sa saad nagu suure probleemi endale, kui ma hüppan siit aknast alla näiteks, vaata, et ma niikuinii lähen siit haiglast ära varsti, vaata. ja siis tal viskas üle, et ütles õele, et davai, kirjuta talle paberit, omal soovil siis lahkub, omal vastutusel. ja pani selle laua peale ja ütles, et noh, tule kirjuta alla. ta ilmselt teadis, noh, sest et nii kui ma seal kanderaamilt tõusin, ma ei teadnud, et mul jalgu ei ole all tegelikult, vaata. et jalad olid alt läinud, et nad jah, niimoodi kanderaami peal varbad liikusid, aga mingit jõudu ennast püsti hoida ei olnud ja noh, võib-olla käega autogrammi oleks ära tõmmanud sinna, aga sinna lauani ma ei jõudnud, ma kukkusin sinna maha, sadasin kokku. ja siis ma mõtlesin, et mis nüüd, ma olen vist viga saanud, vaata. ja siis viidi mind kuhugi kompuutrisse ja siis öeldi, et sul on siin mingi kopsuturse ja ajupõrutus ja pupillid ei reageeri ja selgroo lüli 4 katki ja mingid siuksed asjad ikkagi olid. Nee, sellega 21 aasta algas ja lõppeski, onju. aga kaua sa haiglas olid? oi ei. mind viidi sinna intensiivi. Haapsalu haiglasse? ja siis ma olin mingi 5 inimesega ühes palatis. aga tead, ma olin selle kombega seal higistanud ja mul ma olin ju kompuutris 3 tundi kõigepealt.
ja Ja mul ko- oli ikka see kombe, kõik ja need võidu- lukud ja siis ma sain lõpuks või noh, jõudsin selle nagu öö ära oodata seal intensiivis. aga mul oli nagu siuke vetsuhäda hakkas nagu tekkima, onju. ja kuna seal intensiivis käib see nagu kõigi ees potitooliga keset tuba, onju, siis ma mõtlesin, et ei, ma leian siit ise mingi WC, vaata. ja siis vaatasin, et noh, valveõde on seal toas sinuga, onju. ja vaatasin, et ta käib kohvil nagu mingi aja tagant. ootasin, kuni ta jälle kohvile läheb, võtsin need nupud kõik küljest ära, see hakkas seal nagu piiksuma, onju. ja tead, kui hea siuke tugi on, kui sa võtad selle raami kaasa, kus on rattad all ja see tilguti kott ripub küljes. tõmbasin sellega siis sinna haigla peale, otsisin nagu WC-d taga, et ma saaks ennast kergendada. sain selle tehtud ja siis otsisin nagu duširuumi, et ma tahaks nagu pesta ka, sest ma olen nii higine lihtsalt, onju. et noh, ma ei pea ju seda tilgutit välja tõmbama, et duši all käia, onju. ja siis käisin duši all ka ära. siis kuulen, mingi hull möll käib nagu kuskil seal ukse taga, onju. mõtlesin, et kuidas ma sinna nagu tagasi lähen, et nad nagu äkki on märganud või midagi, onju. Lähen sealt välja ja täiesti lõpp, saad aru, peaarst oli kutsutud öösel haiglasse, et see hull hüppaski aknast alla. et see vend on kadunud. aga miks mind ei leitud, on see, et ma olin kuidagi sattunud sinna õdede duširuumi ja vetsu. mingi töötajate osa. just. ja siis nad nagu vihastasid ja viskasid mu tavapalatisse ja ütlesid, et kui sa siukest trikki teed, siis sul ei ole intensiivis küll midagi teha. ja siis ma nuiasin, et nüüd laske mind koju ja siis ma sain vist 2 päeva vist olin tavapalatis. Nad ootasid, kuni see kopsuturse alaneb, vaata, see võib nagu minna hullemaks või paremaks, onju. Nad pidid selle ära ootama, selle punkti. ja noh, ajus oli mingi verevalumi teema ka, vaata. aga noh, vaatasid, pupillid juba reageerivad, see ajupõrutus oli nagu väike probleem. ja siis sain koju. 3 päeva ainult, ei olnud midagi hullu. Eestlane kannatab ära. ei no jaa, mul oli olnud siukse asju lihtsalt. mitte nüüd haigla asju, aga avarii asju ikka oli, vaata. see on jah, aga põhimõtteliselt sellega praeguseks sinu võidusõit saigi läbi ju. ja siis sa hakkasid ikkagist uut autot ehitama, eks? mitte kohe, ma võtsin nagu 1 aasta üsna rahulikult, selles mõttes, et ma käisin Veljol natuke abis, vaata, tegin Veljo juhtmeid vist VKM-is, onju. käisin tal nagu lennukal abis, see oli siis juba järgmine aasta, onju, 22. ja 23 ma panin juba lükile aju, onju. ja aga jah, mul oli tegelikult nii, et kui Põrnikas oli 1 tükis, siis ma hakkasin ehitama kadett C-d. tahtsin esimootoriga kompiautot endale teha ja tahtsin teda Saabi mootoriga teha. ja mul äkki isegi oli ostetud 1 Saabi mootor, kui ma ei eksi. Seda ma mäletan, kas kere oli rohelist oli? ja see oli sul juba ju tühjaks lõigatud. ja siis läks edasi, et Põrnikat inspekteerides tuli välja, et seal ei ole peale käigukasti sisu nagu mitte ühtegi tervet asja, vaata. et ma ei saanud sealt ei mootorit nagu, ei noh, mitte midagi, seal rebis isegi aju tagant juhtmed välja, et seal nagu, seal ei jäänud nagu mitte midagi terveks, vaata. pärast tuli välja, et isegi turbo oli nagu söönud midagi, mida ta ei peaks. ja see uus turbo, mis see 2 sõitu tegigi, onju. ja noh, mõtlen, mis isegi käigukasti korpus oli puruks, sest differ tuli 1 külje pealt välja, vaata, onju. aga noh, käigukasti sees need võllid, noh. see oli minu jaoks nagu väga suur summa raha, mille mu vend sellesse pani, see maksis mingi ligi 4000 eurot, onju. ja siis ma mõtlesin, et mis ma teen nende võllidega, vaata, noh. ja kui nad on veel esiveduse kastis. jah, et kuhu sa paned, mitte keegi nendega ju ei sõida. siis okei, Ameerikas keegi ehitab võib-olla GT40, neid replikaid ehitati selle kasti põhjal tegelikult, onju. aga kes see seda nagu talkbox'i ehitab, see peab mingi race car siis olema, onju. aga need GT repsid on kõik nagu tänavapillid, poosetamise pillid, et need ei sõida 4-käigulise talkbox'iga, onju.
siis ma vaatasin, et mul ei ole sellest kastist võimalik nagu mitte midagi tagasi saada, et selle ümber tuleb uus auto ikkagi ehitada. Ja siis ma hakkasin tegema uut autot, aga noh, see oli minu jaoks nagu kerge samm sellepärast, et ma ei ole kunagi rahul enda ehitatud või tehtud asjadega ja ma tahan kogu aeg teha kohe vigade parandust, vaata. Ja uue auto ehitamine on siuke kergendus, et ma saan teha selle asja paremini ja selle asja paremini. Nullist alustada kohe. Ja mul ei ole nagu piiravaid asju, ma saan täpselt teha nii, nagu ma tahan. Aga kuna see Saabi mõte oli nagu peas. Saabi mootori mõte. Jah, siis ma otsustasin, et ma teen uue auto rida 4-ga ja seda nagu võimendas see tegur, et see juhitavus oli selle 2 meetrit laia tagasillaga ikka nagu kogu aeg probleemiks. Ja selle tingis see V8 laius, vaata. Et näest mootor on nii lai, siis sa raamiga läksid laiaks. Jah, ja see viib õõtsargid laiaks. Ja, et natukenegi õõtsa pikkust jääks, siis jah. Et mul oli rehvi välisservast välisserv oli 2 meetrit. Nagu driftika täiesti. Jah, näiteks Arnoveri promood oli 155 äkki. Veli Kuriks 155, Arnover 160, noh midagi sellist. Ma igatahes mõõtsin neid autosid, aga nad olid mõlemad alla 160. Ja mina siis mingi 2 meetrisega, vaatan. Aga see nagu omab nii palju mõju sellele, et kui sul gripp on erinev näiteks vasakul paremal, mis mul nagu tihti juhtus, sest et seda musta linti oli nagu mitte väga laialt, on ju. Ja kui sa nagu lappad ka, siis sa leiadki ühe ratta alla selle halja betooni, on ju. Ja siis see 2-meetrine jõuõlg annab talle nagu piisava momendi, et keerata kogu see kere, eriti kui rattad nagu õrnalt maad puutuvad, on ju. Et see on keskmootoriga autol väga-väga oluline, et tagant oleks kitsas ikkagi. Ma ei olnud varem selle peale mõelnud, pidin ikka ühe paugu panema, et sellele mõtlema hakata. Aga mis siis sellel Põrnikas Vol 2-ga, mis muudatused seal veel siis tulevad? Sest see auto on siiamaani veel ehitus, ta ei ole valmis saanud, on ju. Aga mis seal siis veel erinevused on peale selle mootori tagant kitsamaks? Et seal on nii palju erinevusi, et ma tahaks ta pressi alla saata ja hakata 3. tegema. Sest et ma ei ole juba rahul, sest ma olen nii kaua ehitanud. Kas kadeti kere on alles või? On. No väga hea. Et ma tahaks ta pressi alla saata, sest et aga no ma ei raatsi, ma pean ta käima panema ja kokku laduma, sest et nii palju on tehtud, vaata. Aga mis mind häirib on see, et vanasti olid kõik mu autod sellised, et mul käis 40 minutiga mootor maha, sest et ma olin siuke õlinepp, vaata. Kõike ma ehitasin nagu mehaaniku nagu pilguga. Siis kunagi Viljar ütles mulle, mis ehitad autot remontimiseks või sõitmiseks, vaata. Ja siis ma nagu hindasin oma vaated veits ümber, aga nagu päriselt, on ju. Ma ei pea ju lennukal mingit lammutuse mootorit sinna vahele panema. Tuleb teha nii, et kodust tuled korras autoga ja korras autoga lähed koju. Ja siis ma selle uue auto puhul läksingi nagu raamiga nii kitsaks, et seal tekkis nagu nii suured ruumipuudused, et ta ei ole nagu reiskaar. Et see mootori mahavõtmine ja pealepanek võib võtta 3 tundi nüüd, vaata. Aga noh, see ei... Aga sellest võiks paremini sõita. Aga see ei häiri mind nagu väga, sest et ma ei ole enam selline nagu et viitsiks hüpata kohe ja teha ja otsida ja kunnida. Ma olen nagu, eks ma olen füüsiliselt ka nagu vanaks jäänud, vaata. Et selgi paindu enam, metalli on palju. Ja siis on nüüd, kui on katki, siis ongi katki ja see on koju minek, vaata. Ja näiteks ma ei saa nagu, mis mind häirib selle ehituse juures praegu on see, et seal ei ole ruumi mul teha nagu mingit õlisurve primingut mingi akutrelliga näiteks, vaata. See mind häirib. Küttepumbaga sama. Aga muudatustest, kuiv karter tuli, Saabi mootor tuli, raam läks kitsamaks 50 sentimeetrit, 150 peaks olema praegu välisserva. Teljevahe tuli nüüd sama, mis see viimane pikendatud oli, millega 112 vist. Äkki ma valetan, äkki oli vähem. Veel 110. No ikkagi sinna ikkagi piisavalt pikk. Suur muutus oli see, et teras toru asemel on dokkoltorust. Jaa, see on suur, sest et ma edaspidi ei teekski ühtegi teras torust autot. See materjali hinnavahe on olematu. See on alla 1000 euro tegelikult. Võib-olla sellise promoodi puhul on see 2000, on ju, torusid on rohkem, aga minu lihtsa auto puhul see on alla 1000 euro. Aga kui sa pärast viskad seda autot ka 10 000-ega,
siis seda vahet 50 kilogrammi ma kuskilt mujalt nagu ei leia, vaata. jah, sest Dokoliga suuresti on see, et noh, rusikareeglina võib öelda, et 1 kilomeetri peale võitu. On, täpselt nii oligi nagu. 45-sega oli täpselt 1 kilo vist. Aga noh, ma pean nagu raudtoru kaitseks ütlema, et mu eelmine auto oli veetoru 235-st, mis on nagu kõige pehmem prügi, on ju. Ja see oli mõnus, kuidas ta nagu andis järgi niimoodi, et ta nagu paindus läbi, läks veidi lössi, ükski keevitus ei rebenenud ja noh, tegelikult nagu ma ei näe, et ta peaks olema nagu väga jäigast torust see nagu kiirendusautona. Noh, ainus see ehitamise vahe tuleb siis see, et kas sa nüüd teed tiigiga või sa teed nagu traadiga keevitad, et seal tiigi või miigiga, et seal tuleb see nagu ehitusvahe tuleb tööaja vahe, on ju, ja see võib-olla see notsimine peaks olema nagu täpsem, on ju, Dokoliga. Aga noh, ma ei tea, kas meil on tegelikult otsest reeglit, et peab olema tiigiga, see on lihtsalt siuke standard, inimesed ei taha seda. Dokoli ja Chrome-Molli puhul on kirjas, et peab olema tiigitud. Aga noh, näiteks off-roadis. Ja off-roadis võib olla miigitud. Et ma miigisin ühte, mille ma kõveraks sõitsin, sest et raam oli niimoodi tehtud ja sellele miigile ma ostsin Dokoli traadi. Ja off-roadis on selle legaalne kiirenduse reeglite, siis FIA SFI järgi on kohe kirjas, et tiig. Okay. Aga mis sa arvad, millal, kas on reaalne, et see aasta Põrnikas teeb tiiru, häält, sõitu, midagi neist? Midagi neist kindlasti teeb. Tead, ma vist sihiks seda septembris toimuvat Soome etappi, ma arvan. Okay. Sest et see elamus, kui me seal nagu Janariga käisime, see oli nagu nii hea, et ütleme nii, et mu Jetaga Alastaru elamus jäi selle nagu kõvasti alla. Ja see motoparki elamus oli nagu nii hea, et ma tahan sinna tagasi minna. Aga siis oma sõitvaataga? Võiks. Ma lihtsalt arvan, et on seal nagu legaalsem. Vähemalt üks kord lastakse rajale äkki. No aga tegelikult see Põrnikas peaks sul ju, kui see sai ju Funny Gage'iga 25.4 järgi, et ta peaks olema legaalne 7,5 nagu asi. No ma ei hakka siin ette lugema, mis seal ei ole legaalne. See on tehniliste töö, aga seal on siuksed 3-4 kohta, mis on probleem. Ühesõnaga küsimusele, mis edasi, sellele on vastus tulnud. Jaa, ma ootan väga seda nagu Düno, ma ootan. Ma küll kardan, et selle esimese mootoriga läheb nagu väga halvasti. Ma arvan, et see läheb kohe katki, aga... Mulle meeldib see optimism. Sest et vaata, ma olen seda 3 aastat teinud. See on olnud laua peal, laua all, auto vahel, legoks koos. Ja tegelikult oli ka siuke lugu, et ma kunagi, kui ma panin selle saabimootori kokku, ja peale seda panin kokku ühe V8 turboka, mis ma ehitasin nagu teisele autole. Siis peale seda ma leidsin laua pealt näiteks kolvisõrme stopperi. Okei. Ja kuna neil oli täpselt samasugused need stopperid. Siis siiamaani ei tea kumb ma... Ei tea. Aga ma tean, et see V8 turbo on sõitnud kuskil 15 000 kilomeetrit. See käis täitsa Eurotripil kuskil. See käis kaugel, jah. Et see võib olla saabist, on ju. Aga noh, mu töömees ütleb, et ta vist nägi seda äkki seal juba enne. Variant on sellest, et see on saabi originaalstopper, sest et mul oli laua peal neid kolbe ja sõrmesid nagu miljon, vaata. Aga ma ei võta lahti, sest et mulle ei meeldi veel mitu asja seal mootoris. Ma võtan ta lahti siis, kui ta on puruks. Noh, mulle ei meeldi see, et mul on nagu O-ringimata see plokk. Mul on küll metall MLS kaane tihend, on ju, aga kahjuks on ta selline, et see nii-öelda pressitud tsoon, mis seal surve rõngana on, see on ühel pool ja teiselt poolt sile. Mulle ei meeldi see, et ta on teiselt poolt sile. Ja kui ma tellin sinna Kometiku, mida ma tegin, siis see on täpselt samamoodi teiselt poolt sile. Et sellele mootorile kahjuks ei ole nagu väga laia valikut, et ma ei saa mingi Ateena rõngastega tihendit sinna osta ja nii edasi. No siis peaks tegema juba vasest võib-olla. Aga noh, seal võib veel tulla mingid hädasid välja. Vaata, kui ta on
töö tegemise ruumis ja noh, ma ei ole siuke teibiga kaitsja, noh. Siis seal võib olla mustust ja no aga siis vahet ei ole, mul on tähtis, et saaks ta kokku, ta on ühe korra koos. See uus pada sinna ehitada, see on nagu nii väike asi, vaata. kõige muu autoehituse kõrval on ta Ja, pigem lihtne. et saaks selle hääle ära kuulda. Aga see Saabi valik, noh, et see Saabi valik on nagu, noh, ma mõtlesin, et see on tehase turbomootor, on ju. Et see oleks nagu üks põhjus, miks ma selle kasuks nagu otsustasin. Et siis on kindlasti kõiki nagu tihendeid ja kõiki asju saada. Noh, natukene ongi, aga näiteks mingi Opeli 2-liitrisele on nagu kõike mingi 5 korda rohkem pilletplokid, pilletkaaned, absoluutselt kõike, vaata, terve maailm sõidab, on ju, Saabiga ei sõida. Või Volvo see Redblock on ju. Ja, või Audi 1.8-le, on ju, kõike on saada, on ju. Aga noh, mulle meeldib selle Saabi juures see, et keegi ei sõida temaga. See on põhjus, miks ma ei saanud Audi 20V võtta, vaata. See on, kõik on juba tõestanud, et see on äge mootor ja teeb palju jõudu. Teine asi ka, miks sa mõtlesid selle peale oli see, et sa arvasid, et sealt tuleb ju meeletu kaaluvõit võrreldes V8-ga. Ma arvasin, jah. Aga reaalsus oli see, et ma tõmbasin V8 kaalu otsa ja minu V8 koos väljalaskekolletega ja sisselaskekoldega ja hoorattaga kaalus 198 kilo. Kuigi ma internetis olin lugenud, et nad on 220 kilo tühjalt ilma agregaatideta. Et noh, ma tahtsin seda uut autot ehitada 100 kilo kergemat kui eelmist. Ma tahtsin saada kuskile sinna 760, 780 kanti, vaata. Ja siis ma tõmbasin ühe Saabi sinna rippu, kus oli kõik küljes peale turbo. Ja see oli 186 kilo. Et noh, polnudki sisuliselt vahet. Aga siis ma nagu pudistasin need, noh, ma olin üsna löödud, aga siis ma pudistasin kõik asjad sealt ümbert ära, need malmkolded ja need õudused, seal on isegi veepump vist on 5 kilo mootori küljes, mootori väline. Ja siis see püstak on 125 kilo, et ma sain natuke oma nagu motti tagasi selle kaalu osas. Noh, ma lootsin, et ma saan 50 kilo mootorist võitu ja 50 kilo dokolist võitu, on ju. Aga noh, pärast tuli välja, et dokolist ma võitsin vähem, sest et ma panin sinna natuke rohkem neid torusid ja noh, mootorist võitsin ka vähem, nii et nüüd mu uueks targetiks oleks siuke 790 kilo, et ma tahan, et see 7-ga see autokaal algaks. Noh, et kaal on 7-ga, jõud on 7-ga ja aeg on 7-ga. Jõud võib 8-ga ka olla. Õige. Ei, see on see miinimumprogramm ühesõnaga. Aga ei, ma 7 ei püüa. Mu selle Saabi targetiks on ikkagi see V8 88 ületamine ja ma arvan, et ta on ikka kompi auto. Eks ma kindlasti hakkan iga võistlus nagu suruma nii palju, kui turvareeglid lubavad või nii palju, kui ma temaga sõidan, aga ma 7 mõttega teda ei ehitanud, ma 7 mõttega ma paneksin ikkagi mootori sinna teise otsa. Arusaada. Aga nüüd me oleme jõudnud sinnamaale, et ma küsin seda, mida ma kõigi käest saate lõpus küsin. Et mis on sinu 1, 2, 3 kõige eredamat mälestust seoses Eesti kiirendusega? No kindlasti kõige eredam on see sama Sierra, soomlaste Sierra, mida ma mainisin eelmises saates. Et kui ma nägin seda ligikaudu 13 sekundi turboautot nagu teiste kastide kõrval, siis see oli nagu omaette klass. Ilmselt see hääl ja kõik see jättis sellise kustumatu mulje, et ma sealt koju läksin ja ma olin peaaegu turbousku, aga see tundus nii palju keeruline mu jaoks. Ja kättesaamatu see. Ja siis 2 asja, noh, tead, ma teiste sõite olen vaadanud nii vähe, et mul nagu häbi vaata, on ju. Väga äge oli vaadata Vitsutit ja Kuriksit koos sõitmas, on ju. Väga äge oli vaadata, kuidas Vitsuti auto oli olnud ühtegi sõrmejälgigi peale, on ju. Äge oli vaadata kaubalifti, Maigi Asconat, neid BMW-sid M-i mootoritega, mis meil ridamisi siin käis, on ju. Kõik oli väga äge. No, aga mulle nagu enda asjadest on ikka see võistlus, kus seda lammutuse mootorit sinna vihmaga vahele ehitasime ja sellega selle võistluse ära võitsime. Et see oli siuke ere mälestus. Aga jaa, tegelikult ka see, kuidas Janar Lükil Soomes läks.
7-4. ja, sest see oli nii, et me nagu jõu poolest läksime selle Eesti seadega. Ta natukene muutis kaikaid, vaatas seal, tema arvutab neid silla asju, mina ei tea nendest midagi. Ja ta pani neid kuhugi suunda, ma ei tea kuhu, ma isegi ei küsinud seda kunagi. Nagu näha paremasse. jah, ja siis me jõu poolest läksime sellega, millega me nagu Eestis sõitsime ja Janar sõitis oma sõidu ära ja mõtles, et nüüd on, et see oli nagu nii rahulik ja lihtne sõit, et siit ei saanud nagu väga head aega tulla, aga no äkki on 7-9, vaata. Ja see oli 7-4 ja me sõitsime mingi 7-6 klassis. Ja siis me läksime boksi, me võtsime maha süüdet, me võtsime maha boost'i ja kas ta sõitis uuesti 7-4 või oli 7-5, aga igatahes ta sõitis jälle oma 7-6 lõhki väiksema süütega. Aga esimene sõit ta sõitis 50 meetrit piires. Teises sõidus me panime, vaata, teine sõit oli ikkagi jälle vist 7-4, aga me panime piire, et mingi 300 pööret juurde. Ja ta selle ka kompenseeris ära selle, et me võtsime süüdet maha ja boost'i maha. Ja siis me proovisime seal seda 7-6 indeksit nagu tabada edaspidi, sest et meil käidi boksis ütlemas, et kuule järgmise 7-5-st kiiremaga on koju minek, sest et teie puur ei vasta. Ja seal on veel ju, Soomes on ju see klassi mingi breakout asi ka ees, nagu meil sellest aastast nüüd on. Ja siis me püüdsime seda indeksit ja siis mõtlesime, et me ei saa niikuinii finaali sõita, sest et meil läheb laev. Et me saame ühe nagu finaali sõita esimese ringi. Eliminaatori. Jah, eliminaatori. Et me sõidame siis selle, mis sealt tuleb, vaata. Ja siis me panime nagu all in. Mõtlesime, et palju neid pihusteid võiks jätkuda, et tegelikult ei ole väga palju varu, kuhu sinna boost'ini minna. Paneme pööret ka veel juurde, et ta nii palju piires ei sõidaks. Siis me panime nagu igalt poolt juurde. Aga tuli jälle vist 7-4. 7-4-2, mingi sajandikud paranesid, ja lõppkiirus tuli 305. See on karm, see on päris karm. Ja seal vist pärast oli see, et Janar mulle tagantjärgi ütles, et vist käiguvahetusega oleks tegelikult, seal oli mingisugune äpardus. Me shiftisime veits vales kohas, aga me ei pööranud sellele üldse tähelepanu, sest et me olime sellest 7-4-st nagu nii joovastunud, et see me vahetasime väga vales kohas käiku. Ja mis selle lõpus nagu selle 7-4 parandamisest nagu puudu jäi, oli tegelikult see, et turbo oli otsas, piustid olid otsas ja meil ikkagi 120 kraadi pealt tuli sisselaske temperatuuri pealt retard. Ja see võttis ikkagi 4 kraadi süüdet maha. See annab tunda. Ja see ilmselt selle 7-3 või 7-2 sealt nagu välistaski. Aga nüüd juba ammu oleks me pidanud lõpetama. Kas sa siia saate lõppu veel tahad öelda midagi, tänada kedagi, tervitada kedagi või tahad drop mic ja lähme laiali? Ei tänada on nagu raske, vaata, sa jätad nagu, unustad kedagi ära ja siis on kõik pahased, vaata, ja põhjusega pahased, aga mul on lihtsalt kohutavalt halb mälu, vaata. Kindlasti pean tänama nagu tiimi, kes on nagu viitsinud niimoodi, Tarmo Intost on näiteks mingi meem, kus ta keevitus mask on peas ja keegi kirjutas sinna alla. Seal oli mingi, kui Tarmo kell 5 nagu luugid lahti lõi, siis juba sõidud põhimõtteliselt käisid, ja me tegime veel tööd garaažis. Aga tiim on kindlasti palju aidanud. Vend on aidanud. Ja see seltskonda peab vast tänama, vaata. Sest et selle Edra ja Speedesti teemaga ma olen nagu läbinisti nagu seotud olnud nagu sõbra tasandil ikkagi, sest et me käisime ka vahest abi Speedesti laedasid paigaldamas või kui meil oli vaja testipäev teha, siis meile tuldi nagu tugevalt vastu, ja kunagi
Meliste Racing tiimiga korraldasime isegi ühe ürituse niimoodi, et Nagu võistluse reaalselt. jah, Tartus Raadil, et see hakkas nagu vihma tõttu lappesse minema, vaata, onju. Ja kusjuures ma ei tea, kas keegi teab või kas kedagi huvitab, aga sellest meie võistlusest said tegelikult alguse street-klassid. Sest et see oli mingi siuke madal periood, kus oli väga vähe neid spetsiaalautosid nii-öelda alles. Võib-olla sina tead neid aastaid. Aga noh, sellel võistlusel oli meil niimoodi, et neid heads-up klassid olid on ju seni. Et neid põhisõitjaid, kes olid sellel hooajal kõik võistlused sõitnud ja keda me siis saime oodata enda võistlusele, oli 7. Ja noh, me läksime tegema võistlust sellel momendil, kus me nagu mõtlesime, et mis piletit me müüme. Me saame sinna 7 autot sõitma, et mis piletit me müüme sinna, et kes see sinna tuleb, on ju. Peab nagu midagi välja mõtlema, on ju. Aga noh, liitus paar autot ikkagi veel, kes ei sõitnud lihtsalt täit hooaega, kes said nagu meie võistluseks valmis oma pillid lihtsalt. Aga mis me nagu Kristjan Veedleriga koostöös välja mõtlesime, olid street-klassid, et teeme siis paar klassi, et saaks tulla ükskõik mis autoga sõitma, vaata, kui meil ei ole võtta nagu neid träägi autosid, siis tuleb ükskõik millega, on ju. Ja siis said kiiruga tehtud mingid reeglid. Ma ei tea, mis need olid, 13.0 ja 11.5 või? Mis indeksid me panime, midagi sellist me vist panime. Ja tegime 2 klassi esialgust, me ei teadnud ju palju me neid tänavaautosidki saame, on ju. Siis tegime sellist vanakooli turundust, et printisime flyer'id ja käisime, jagasime poodides ja panime leti peale, et andke klientidele ja sest et noh, üritusel ei käinud enam inimesi, sest et seal oli nagu vaadata vähe ja meie üritusel hakkas ka vihma sadama ja siis me lihtsalt ütlesime nagu läbi kõlarit, et me nagu ei anna alla, et äkki käite linnas, sööte midagi ja tulete tagasi vaata ja lõppeski vihm ära ja saime ürituse lõpuni pidada, mingi 2 tundi oli pausi, on ju. Ja me tulime sellest nutusest seisust nagu täiesti nagu mitte nagu suure plussiga, aga vähemalt mitte miinusega. Tulime ikkagi nulliga välja, vaata, et seal oli oma raha nagu alla pandud nagu ja. Mäletad ka palju neid street-klassi osalejaid tuli või? Rohkem kui nendes suurtes klassides ja vist ühes klassis oli 8 ja teises 16-nelikas. Nii et kohe oli need 2 klassi juba nagu üsna arvestatavad. Ja sellest alates on neid siis nagu lisatud neid klasse ja reegleid parandatud ja ma tean täpselt, mis reeglipunkt on nagu meie punkt, vaata. Veidi häbi ka ei taha öeldagi see. Okei, väga hästi. Aga ma arvan, et nüüd on aeg, kus me peame lõpetama. Nii on, jah. Siukene kiire põgus kokkuvõte on tehtud ja kunagi tuled tagasi, räägid veel? Aitab küll. Ei aita. Aga aitäh, Joosep. Aitäh teile ja järgmise korrani.